kui Arno isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Arno, sa jäid hiljaks. Palun vabandust, ma aitasin isa talutöödega. Mine istu kohale. Arno läheb oma istmele ja osaleb tunnis. Tuleb vahetund. Arno tahab Teelega rääkida, aga tüdruk on hõivatud oma klassikaaslastega, mis teeb poisi veidi häbelikuks. Kui Arno võimalust näeb, segab teda aga Toots, kes tahab talle jälle midagi maha müüa. Kuule, tahad, osta ära. Ei taha. Mis mõtlesid oma? Osta ikka, saad paremad ka. Ei taha, isegi poole hinna eest mitte. No ise tead. Toots sai aru, et Arnoga ei saa täna kaubale ja hakkas otsima uut ohvrit. Klassi oli tulnud uus õpilane. Tema oli Looreks. Teised õpilased mõtlesid, kes ta on. Kui nad hakkasid Looreksi paremini tundma õppima, arvasid, et on imelik, kuna ta rääkis puude eest. Nagu te juba nägite, on meie klassi tulnud uus õpilane. Ja, what's good, gang? Mina on Looreks osa. Et kui ta puudega rääkima sobima, siis ei pea. Klass oli väga segatud, kuid Arno pilk oli ikkagist ainult Teelel, sest Arnol oli pea mõtteid ja fantaasiaid täis plaanidest, kuidas ta võiks Teelele oma jõulukingi anda, aga ühtegi mõtet ei tulnud. Arno tagadi tagasi reaalsusesse see, kui ta kuulis Tootsi ja Looreksi vaidlemas. Mis kinni jääb, kinni nüüd. Sina sitavarist teab puudest mitte midagi. Poisi, Roomale, kas me vähemalt täna ei kaple? Mina ei kaple, mina ainult söön. Ja kui keegi rosina piparvoogi katsub, siis oi. Kiiraga, kellel oli jõulupuu kaunistus kaelas, segas Tõnissonile vahele. Lapsed, vaadake. Ma olen jõuluva Nataline. Kiirabi. Kuule, panema lubavu. Mis kurivaim siin jälle toimub? Ma olin 5 minutit ära. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kus said sa? Arno oli juba väga kaua mõelnud Teelega rääkimisest ning kui ta lõpuks julguse kokku võttis, jõudis Looreks tast ette. Kuule, Teele. Kas sa teadsid, et puud toodavad hapnikku ja neelavad süsihappegaasi? Üks täiskasvanu puu saab aastas toota hapnikku lausa 2 täiskasvanule. Oi, kallis Looreks, sa oled ikka nii tark. Arno hakkas alla andma, aga järsku ilmus ta selja tagant välja Toots, kes karjus üle klassi. Oi, ongi veel uus armupar olemas. Mitte nagu üks mees, kes julgesin ikka mitte midagi teha. Aha. Lõpega Toots. Kõik jooksid klassist välja peale Arno, kes mõtiskledes pani jälle sassi kotti. Hakates koju kõndima, märkas ta järsku Liblet. Kurivaim, no! Oi, tere, Lible! Arno, sina või? Jah, ma sooviks sulle ühte muret kurta. No lase aga tulla. Istume maha aga. No, mulle väga meeldib Teele ja ma tahaks talle muljet avaldada, aga talle vist meeldib hoopis Looreks. Oh, tüdruk! Oh, ja siis ikka tulid õige mehega rääkima, mu poiss. Kas tõesti? Ja. Nii, kuula nüüd, Arno, kuula. Kui sa tahad Teelele väga meeldida, siis kõigepealt pead sa selle tüdruku kinni püüdma. Siis viid ta kooli taha. Võtad ta ümber kinni. Aga vajatad talle otse silma. Ja paitad tema põske. Äkki tuleb üks väga mõnus musu ka ära. Aitäh, Lible! Ja seejärel läksid poisid oma teed. Järgmise päeva hommik. Arno kõnnib mõtlikult kooli poole ja ei teagi, mida teha. Ta peas keerlevad Lible sõnad, kuid ta ei tea, mida neist arvata. Kui Arno klassi jõudis, oli seal vaid Teele, kes kohetselt Arnot nähes enda juukseid sättima hakkas. Oh, mis sina siin teed? Ei no, tahtsin lihtsalt esimene olla. No tegelikult ma olen tahtnud sulle väga kaua juba midagi öelda. Aga räägi siis. No kuidas ma nüüd ütlengi? Noh, sa meeldid mulle väga palju. Arno. Mida me siin korraldame? Asju võetakse ikka rahulikult. Kas sa teadsid, et kõige vanim puu on umbes 4800 aastat vana? Jah, Arne, mulle tegelikult väga meeldib Looreks.
vaikust. Kas sina, Looraks, võtad Teele endale naiseks? Jaa. Kas sina, Teele, võtad Looraks endale meheks? Jaa. Davai, pange tatti. Ja kui nad surnud pole, elavad nad õnnelikult tänase päevani.